7 päeva New Yorgini, 6 päeva New Yorgini, 5 päeva New Yorgini, 4 päeva New Yorgini, 3 päeva New Yorgini, 2 päeva New Yorgini, 1 päev New Yorgini. Me just maandusime Poola ja nüüd me peame siin veidi ootama, et minna oma lennule New Yorki ja ma olen väga väsinud. Ma olen väga vähe saanud magada. Me alustasime Pärnust liikumist kell 5 hommikul Tallinnast Poola ja Poolast lendame 7-9 tundi, ma ei mäleta, lähme New Yorki, aga ma olen nii mõttes. Läksime väiksesse turvakontrolli, sest lähme piiridest üle, väike lennujaama Manch ja meie lennule tuli hunnik inimesi. Teisel pool oli täpselt samasugune järjekord, kõik tulid meie lennule, aga saime sisse, lennuk oli väga suur, ma veits pelasin, siis oli veidi kahtlane Manch, siis oli tuduaeg ja väike tšekk, kus me olime jõudnud sel hetkel Ameerikasse, hommikusöök ja minu esimene view Skyline'ile ja sel hetkel ma olin nii laam, nagu sel hetkel ma teadsin, nagu ma ei tule tagasi. Anyways, me oleme jõudnud New Yorki, saime lennujaamast välja ja nüüd me proovime saada enda majutusse. Perfect, mis tõsi on see, et need autod on väga suured. See truck on minu pikkune, see on nii pikk. Ja sidewalkid on tõesti suured. Anyways, apartment tour. Mida? Nii suur telekas. Yeah, anyways, meie värgid särgis. Nii, siin on köök, fridge, kuidagi väga suur. Väga kena, väga cute. Ja siin on suhkede väikad. Damn. Anyways. Ma tudun siin ja emme tudub siin. Joo, kas tõesti? Aga ma võin ise ka sinna minna. Ja siin on bathroom. Cute, ma olen siin. Okei, damn. Damn, okei. Anyways, meil on järgmine hommik nüüd. Täna on laupäev ja täna me lähme Statue of Liberty't vaatama. Me lähme ka Chelsea laadale, sest ma tahan shopata. Ja kui me juba seal oleme, siis ilmselt me lähme ka 9/11 muuseumisse või sinna monumenti juurde. Et meil ei ole tänaseks täpselt plaani, nii me lihtsalt vaatame ringi ja see, mis sealt teab, sinna lähme. Ja kusjuures seega, kui me maandusime lennukiga ja ma nägin seda Skyline'i kaugelt, see oli nagu what? Ja üleüldse ringi kõndides nagu kuskil kohal, nagu Ameerikas. Nagu see on nii teistsugune, ma tunnen slowki nagu ma oleks kuskil filmis, sellepärast kõik räägivad hästi puhast inglise keelt. Ei ole seda nagu mingit aktsenti, kui sa lähed kuhugi reisile vaata, siis sa tunned ära, kes on päris nagu mingi ameeriklane versus see, kes nagu räägib inglise keelt oma teise keelena. Ja nii kuidagi läheb nagu much mean, nagu te kõik räägite nii puhtalt. Mis mõttes, et terve elust veel nagu. On teine asja mõtlevad kõige. Ja nii, see on lahe. Siiamaani on mul väga minge. Ja autod on suured. Autod on reaalselt, mis on nagu need truckid. Ja siis ma kujutan ette nagu kõige tüüpilisem ameeriklane. Sõidab seda suure truckiga ja see on nii suur. See on nagu, ma päriselt nagu ma kõndsin mööda. See truck oli nagu reitsis umbes minu pikkusele, ma olen 190 cm pikk. Ma olen peaaegu 2 meetrit pikk ja need autod olid siiamaani mul. Chelsea Market. Okei. Meil on väga nunnu paaleitsime, kus on igasugu Jaapani, Korea värke, särke. Igatahes ma võtsin siis siukse, see maksis $8 ja eurodes on see mingi 7 midagi.
ja see oli umbes sama hinnaga, igatahes taste test. Anyways, esimene söök New Yorgis. Have a first bite. Need on freshly made siinsamas praegu. Siin on mozzarella, eggplant, tomasid, siin on brokoli, hakli, halvast. Mulle meeldib brokoli. See on suke crunchy. Ja võib-olla mitte $8, aga okei. Me oleme siin suht linna ääres, aga still kõrged buildingud. Et nagu kaamerast ei ole väga aru saada, aga mul peab olema pea nagu täiesti kuklas, et ma saaks üles vaadata, et see on insane. Ja me pidime tegelikult minema sinna ferriraidile, aga ma ei viitsid enam, me kindlasti lähme, aga ma ajas ketta mind ja siis ma lihtsalt jooksin ära ja nüüd ma vaatan. On kena. Me tulime lihtsalt vaatama. Kõndisime mööda suvalisi tänavaid, pöörasime sealt sisse, kust ma tahtsin. Ja me leidsime Stock Exchange buildingu. See on väga palju rahvast. See on üks hästi kena kirik. Ja see on low-key cute, kuidas on nagu arhitektuur, nagu actually ilus arhitektuur, siis nagu modernsemaga pandud. Ja need on kõrvuti, neid on lihtsalt minevaks näha. Ma olen siin kuulsas Liberty Bagels. Ma tean Times Square'i lähedal on ka üks koht, aga see lihtsalt jäi nagu ette siia ja siis ma olen nagu, et why not? See kõik siin on juust, oreomaitline cream cheese, strawberry, vegetables, see kõik on juust. Võtsime oma beigelid ära ja siis läksime ferriraidile ehk siis selle Statue of Liberty't vaatama ja see viis meid tegelikult New Jersey'sse. Siin oleme meie kraavi peal ja mees on praegu Statue of Liberty. Aga lunna, see on väga väike, see on tõesti väga väike. Siin on ritsist inimesi. Me proovime nüüd tagasi New Yorki saada. Me oleme Chipotle's. See on üks reisi highlighte. Ja ma võtsin omale selle burrito. Ma arvasin tegelikult nende kohta võtaksid siis tortillad, aga I guess not. Ja taste test. Esimene review läks mu Snappi story'sse. Okay, have the first bite. This is the highlight. Aga see on nii hea. I love it. Siin on raw riis, black beans, chicken, pico, sour cream. Mis see veel on? Pico, guacamole. Anyways, ma olen ladusam, kui ma tellisin, aga see on nii hea. Ma võtsin first bite'i ja ma olin in love. Emme võttis tacosi. Tacod ja on ka väga maitsvad. Yeah, aga Chipotle. I love Chipotle. This is the highlight of the trip. Thanks. Ja nagu see on, et paljud ütlevad mingi concrete jungle on ja lihtsalt nagu klaasist majad ei ole tegelikult, sest see on nii kõrge ja see on nii ilus ja sealpool, no okei, need on tõesti klaasist meil on aga üleüldse nagu see arhitektuur ja see, kui suur see kõik on. Ja by the way, sidewalk. See. Kõik see on meil sidewalk siin. Seal on autotee. Ja me tegelikult lähme vales suunas praegu, aga sidewalk. Low-key insane. Low-key insane.
next stop. Asudes me ei tea, mis asi see valge on, ongi vist osa sellest Trade Centerist, aga see on väga suur. Siuke me tulime sisse praegu. Jaa, siin on nagu pea ringi käima. See on nagu... Optiline. Ma isegi tean, et siuke asi on siin. Me tulime lihtsalt Trade Centerit vaatama ja I mean... Damn. Tüübiaalnes siin nagu pole midagi, millest ma oleks väga huvitatud, aga ma tundsin ära ühe Popmart. See on seal, kus neid lapuubusi saab. Ja seal olid lapuubud, ma ei läinud sisse, aga ma nägin. Anyways, ma olen basically terve päev vaadanud ülesse, sest just look at that. See on nagu straight up, nagu, mis ma ütlen 90 kraadi või? Aga see on 90, oota. You get what I mean. Iganes, see on väga massive. And ma kaotasin torni ära. Ma otsime nüüd uuesti seda. That's the massive one. The big one. See on üks suur asi. Palun nõiga nüüd. See on nii suur. See on vist see kõige pikem nüüd New Yorgis. Või ei siis või? Ma ei ole kindel. See on disainitud niimoodi, et kui sa sealt alt peaksid vaatama ja sa vaatad otse üles, siis see näeb välja nagu see kunagi lõppeks nende peenete osade järgi. Okei, see on väga suur. Me proovisime pilte teha nagu, isegi nagu sideways, aga see on lihtsalt nii suur. So big. See jääb peale. Jälle meid fotopombitakse. Just trying to sabotage me. Me läheneme Giantile, et seda täpselt alt üles, ülevalt, alt üles vaadata. Yes. Ja sellel kohe kõrval on Twin Towers Memorial, kus on kõik need nimed hukkunutest ja nagu täpselt need kohad, kus need towerid seisid, on kas purskaju, kui ma õigesti mäletan, ma ei tea. Kohe näeme, üks on siin ja siis teine on minu arust sealpool. Ei, sealpool. Kohe näeme. Igatahes see on exact nagu location ja exact size ja survivorite nimed. Siin samas. Jep. On. Ai, vabandust. Ja, igatahes nagu need victimite. Ja, aga see on ka väga suur. Kas siis selle torni või ühe teise nurga peal peaks olema Edna, kui ma nüüd õigesti ütlen Cintron või, kes on üks nendest kõige kuulsamatest ja sellepärast, et ta oli see, kes lehvitas sealt tornist ja ta sai aru, et ta hakkab surema ja nagu asi põles on ju, kõik oli katki ja siis sealt enne, kui ta alla hüppas, ta lehvitas ja see jäi kaamerale ja ma panen võib-olla pildiga igatahes. Tema nimi peaks olema siin kuskil nurga peal. Ma ei tea, leiame äkki. Ja by the way, kui nime juures on Roos, siis tal pidi täna olema sünnipäev. Me tegelikult plaanisime minna ka sinna 9/11 muuseumisse, aga sel päeval me ei jõudnud. Siis me mõtlesime, et me läheme järgmistel päevadel ja siis me ka ei jõudnud. Nii et nüüd ma olen tagasi Eesti ja ma ei käinudki. Anyways, need original towerid olid tegelikult peaaegu et sama kõrged kui The World Trade Center ja ümbermõõt on neil 60 × 60 meetrit. Nii, ja siin on World Trade Center, see üks pikimaid või ongi kõige pikem, ma mõtlesin guugeldada. Anyways, see about that. Kas see näeb välja nagu see oleks lõpmata? Oota, tuli.
okei, I mean it does. Wow. Me otsustasime sellele 360 kraadi peale teha. Ja see on mu kõrvad nagu, see on väga suur. Selles on kokku üle 4000 glass paneli ja nagu näha siis all siin samas on ja minu eest need on väga flat, need on täiesti flat, aga mida kõrgemaks see läheb, siis need lähevad nagu nurga alla selleks, et seda kaleidoskoobi efekti saada ja et reflektida lighti või nagu, oota, how the fuck do I say? Päikest reflektida jah, püüda ja reflektida päikest igatahes. Ja kusjuures selles samas Trade Centeris asub Vogue'i peamaja ja siin töötab ka Anna Wintour, so you hear girl? Come out, let's meet! Meil on kesklinnas orav. What is bro doing? Appi, otse... Anyways, seal me just olime ja sellest 20 meetrit eemal on teine samasugune, sest Twin Towers ikkagi ja siin asus siis teine sammas. Esimene, teine ja need pidid väga kõrged olema ja no näha nüüd need on ka väga suured. Me võtsime omale peigelit ka ja me ei ole veel jõudnud neid süüa, sellepärast ma tahtsin... Ta tahab tulla sellepärast, ta kuuleb... DJ Laura on väga obsessed selle oravaga. Ta tahtis talle pähklid anda ja siis ta avastas, et pähklid jäid koju. Ja talle ei meeldinud mangoga. Kuivatatud. Jah, igatahes. Me ei tea, mis ta sööb. Aga ta on lähedal meil ja ta hängib meiega. Õunatükki? Ei tahtnud õunatükkiga. Minu bagel on siis lox scallion, cream cheese'iga ja onion bagel ehk siis see saia osa. Kui sa sinna sisse lähed, siis seal on nagu mingi umbes 10-15 saiavalikut ja siis seal on need cream cheese'id, mis on seal koha peal tehtud ja seal on nagu mitu erinevat maitset. Ehk siis sa valid omale bageli ja siis selle fillingu ehk siis cream cheese'i. Ja mis sa võtsid? Ta võttis Rainbow Bageli, see kõige kuulsam. Ja Rainbow Bagel, mille sisse ma panin ehk siis rosina, kaneeli ja kreeka pähklite cream cheese'iga. Siis, kui see lõhe on soolatud, soolalõhe põhimõtteliselt. Ma tahtsin öelda, et see on nagu salmon. Aga see on loks. Whatever. Aga nagu vibe on stabiilne. Ja meie taga on Memorial täpselt. Me istume siin passime. Me jõudsime lampi Targetisse. Tegelikult siin on 3 Targetit. Üks on hästi suur, mis on New Jersey'st umbes 40 minuti kaugusel. Siis on üks Times Square'i juures, mis on praegu päris kaugel. Ja nüüd see üks väike jäi meile tee peale, aga see on kõige väiksem Target, mida ma kunagi näinud olen. Siin ei ole rest mitte midagi. Ma juba jõudsin rääkida, aga siin on rest teine korrus. Ma mäletan, kui kõik reaalselt jooksid poodi nende pärast ja nüüd need on lihtsalt, siin on mingi mitu tükki neid. Lihtsalt seisavad. Jaa, this is insane. Kas ma prooviks? Meil on mikrokas. Ma ei julge väga too. See on mingi Ameerika slopp. See on nagu... Oh my god. What? Neil on nii palju. Okei. S'mores, low-key. Okei, neid on nii palju too.
oh guys, ma ei tea, mis ma teen. Ma paneks Instagrami polli, aga kell on mingi 2 öösel Eestis. Okei, ma otsustasin võtta ikkagi Thin Mints. Terve see ajo on mõeldud mac and cheese'i jaoks ja nagu kui ma juba olen Ameerikas, muidugi ma pean proovima, aga meil on siin 3 juustu, thick and creamy, swivels ja asju veel, see on original midagi. Okei, aga suudaks veel thick and creamy, vaata, see nagu mõtleb ratio. Okei, Ameerikas loob, here we go. Kõik, mis ma võtta tahan, on lukus ja ma ei julge küsida, aga nii et ma ei tea. Okei, ma emps küsis, nii et ma sain business with Karen. Igatahes me tulime just Targetist ja mul on jalad jumala läbi ja kell on alles 7 ja alles 7 sellepärast, et meil on nii palju kohti, kuhu me tahaks minna, ja ma mõtlesin, et me oleme ikka umbes kell 11 linna peal, vähemalt 11, aga teine päev või pigem nagu esimene full day ja ei ole harjunud, me oleme väga palju kõndinud täna. Me ei tea täpselt mitu sammu, aga palju. Viimati oli 17 000. Ja viimati oli paar tundi tagasi, see kohe. Meile selleks sihtkohaks saab riski street või? Me juhuslikult kõnnime sellisest väiksest kirikust mööda ja tuleb välja ka mingis osas surnuaiast, aga ma märkasin, et nendele tombstone'ide, ühel on peale kirjutatud või seda on näha. Ja me vaatasime neid seal, mis seal kaugemal olid, täiesti tühjad nagu plaadid, täiesti tühjad. Siin on paremini näha, nagu mõlemal poolt täiesti tühjad. Ja siis me mõtlesime, et nagu see peab kas siis väga vana olema ja need on maha kulunud või siis ikkagi väga vana, et siia isegi pandud nimesid kirja. Sellepärast need ei ole veel nii nagu, siukse nagu, need pole veel nii väga straight cut'iga ka. Ja need on natuke pongelised, kõik on, igaüks on sellise nagu erikujuga. Ja see peab nagu ikka väga vana olema. Aga kirik on ilus. Pärast me võtsime emmepeigeli ka. Need autentsed New Yorgi peigelid on väga head. Nagu see on hea, lihtsalt ma ei ole magus inimene, aga the view, it's cute. Teeme pilte ka, me just lõpetasime oma TikToki tegemise. Ja meil on jalad ikka surnud, aga me püüame vastu pidada. Me tahtsime näha Woolworth buildingut, mis on siin samas ja ma teadsin, selle ees on park. Nii et me tulime siit tiksuma, sest ma keeldun praegu veel koju minemast. This is the building in question. See on samamoodi väga suur ja väga ilusad detailid olid külje peal. Ja siin ees on siuke nunja väike park. See on üks väga huvi tekitav maja. Näeb väga ilus välja, siuke punane mustade katustega teine. Kell on 8 ja ma siiski jätnud jonni, nii et me oleme ikka veel, ma tahaks kogu aeg öelda, et kesklinnas, aga linnas, suurte majade juures. Ja nüüd õhtul, kui veits pime on siin haigelt ilus. Väga ilus. Trade Centeris on üleval sinine tuli. Ja üleüldse meie ümbruses on väga lightning, you know. I will show you. Igatahes ma otsustasin nüüd lõpuks koju tulla, kell on 9 praegu ja me oleme kohe oma majutusest ja ma lonki lonkan ja ma ei tea, mis homme saab, sest homme mul ilmselt jalgu all ei ole, aga enda söö. Ma ainsad ära nõudsin on kontsad ja nendega traavin 7 päeva, nagu ikka. Lihtsalt natuke rohkem sammu kui tavaliselt. Igatahes meil on teine päev / 3. päev. Teine päev New Yorgis ja täna me lähme Brooklyn Bridge'i juurde ja Manhattan Bridge'i juurde ja lähme Brooklyn Flee'le marketisse
ja käime seal lähedal ringi. Lähme üle sillaga sinna ilusasse parki ilusa vaatega. Nii et seal näeme. Väike stopp enne kui me lähme Brooklyn Bridge'i juurde. On üks maja, mida ma olen tahtnud kauneda. Ja me tegelikult eile saime väikse kiiki, aga kui ma hakkasin seda kuidagi uuesti otsima, siis lihtsalt kadus ära. Ja siis mul oli siuke tunne, nagu see on mingi kummitusmaja. Okay, anyways, aga here it is. See on nii kena. Ma proovin nüüd selle hiiglasega siin normaalselt pilti saada, aga see ei tule väga välja. Suht igal majaga niimoodi, sest need on lihtsalt kõik nii suured. Oi. It's giving brutalism ja nende lillekesse juures on suht nunja välja. Cute! Meil läks, üks fashion diva läks must mööda, ütles, et mu outfit on fire ja 2 minutit hiljem tuli üks väike tšikk, kes ütles meie mõlema kohta, et armastab meie fitte, nii et me paneme New Yorki kinni praegu. Me oleme hetkel teisel pool silda, me saime oma pildid ruttu tehtud. Nüüd me kõnnime teisel poole silda ja lähme Brooklyn Flee'le. Peale seda tahaks Manhattani sillale minna. Ma ei tea veel tegelikult see on seal samas. Siit väga hästi näha. Ja peale seda läheks tagasi Manhattanisse. Siin on väga kena. See on väga suur, aga ühtegi pilti me siit vist ei saa, sest siin on väga rahvastatud. Me tulime vist kõige pisimal ajal. Aga me anname endast parimaid, kes. Kas siin mitte ei elan see Lonely Boy või see Humphrey'na Gossip Girl'ist? Ei või? Kindlasti. Siin on siis meie Brooklyn Flea ja ma juba näen siin väga palju asju, mida ma tahan näha. Siin on väga suured kulbid. Meil läks seal umbes mingi 2-3 tundi ja ma lõpuks juba lonkasin ja me võtsime metro tagasi Manhattanisse. Igatahes me oleme jõudnud Chinatowni. Ma ei tea, kui kaua ma vastu pean veel, aga Chinatown. Ja tänane manš tuleb Wingstop. Siin on mingi Lululala ka, kus on nagu mingi manš. Ja see siin on Chinatown. 房子大的变化小，那感觉越来越好，假期多的收入高，那工作越来越好，商品进了价格火，那心情越。 Minu taga on üks tšikk ja kuna me oleme Canal Streetile väga lähedal, siis Canal Street on teatud selle poolest, et seal on inimesed, kes müüvad fake designer kotte ja värki-särki. Ja tavaliselt nad teevad seda tänavate peal, aga kuna siin käib politsei neid ära ajamas, siis nad on tulnud siukse asja peale, et nad viivad inimesi nagu maa alla enda mingitesse kohtadesse. Ehk siis see on mingi kolmas, kellest ma olen juba mööda läinud, kes tuleb su kõrvale ja siis kuidagi küsib sult, et kas sa tahad nagu kotti, kas sa tahad kotti. Ja kui sa ütled jaa neile, nad viivad su kuhugi
maa alla ja siis neil on seal nagu nagu neil on terve stokk seal fake designer päeva. Et ma olen TikTokis väga palju näinud seda. Then you literally follow them around the city. I know it's scary, but I promise it's legit. You fight for a little bit about price. And I mean, literally, you need to be at half of what their first offer was. And then you've secured the freaking bags. Ja nüüd nad on actually siin. Ja see on veits hirmus, et nagu tegelikult ei ole hirmus midagi. Enda värk. Me leidsime Luululala. See on hästi suke pisike nunnu koht ja me võtsime seda kuulsat fried chicken bowli. Ja see juba tuli. see on spicy Ja, minu on spicy tal minna. Ja see on suke nunnu väike koht. Taste test. On spicy. Tere vlog. Ma pole päris tükk aega update'inud, aga peale seda, kui me sõime oma Luululaalad ära, me läksime Wingstopi, siis me läksime Starbucksi. Ja peale seda me nägime tänava peal nii palju lahedaid poode, nagu riidepood obviously. Ja me käisime, vaatasime ringi ja me leidsime ühe koha, kus oli üks kutt, kes on teinud Igipopile riideid. Nagu ma räägin small designers, nagu ma isegi teaks, kas peaks ütlema väiksed või mitte või nagu algajad. Ei, kui nad on New Yorki jõudnud oma poega, teevad koos seda riideid, siis nad vist ei ole ikka enam nii väiksed, aga igatahes saime endiga rääkida. Ta näitas ühte jakki, ühte vesti, mida ta on teinud Igipopi jaoks. Ütles, et ta on 20 korda teda umbes laivis näinud. Tiisu Laura on väga suur Igipopi fänn. Nemad rääkisid seal kahekesti. Nii ja siis järgmine pood, kuhu me läksime, me ei saa enam. Okei. Ja siis järgmine pood, kuhu me läksime, oli samamoodi üks moeväike poeke. Ja seal oli ka üks kutt, kes oli Morfi ja tema oligi seesama, kes teeb neid riideid. Ja kui ma panen pilte, ma panen videosi. One thing I love about New York is see, et kui me nüüd praegu tulime näiteks metroost välja, nüüd me otsime ühte reismetrood, mis ühendaks, nüüd see kadus täpselt ära. Igatahes, sa mõtled, kuhu minna, on ju? See metroo, see kõige suurem, on seal samas World Trade Centeri. Oh, Chick-fil-A! Aga me võtsime Wingstopi täna. Aga mingi teine päev saab Chick-fil-A makst mingi. Mida ma just hakkasin ütlema, on see, et sa nagu, milleks on vaja Google Maps'i, sa vaatad reaalselt taevasse ja sa näed seda ühte skyscraperit, ehk siis sa näed seda World Trade Centeri maja, see kõige suurem, mida me eile vaatasime hästi pikalt. Sa vaatad üles, sa näed seda ja siis sa lihtsalt lähed sinna poole ja saad kohal. Ja praegu ma näen seda samat Wingi näiteks seal. Siis meil on mingi sukke asi siin ees. Aga noh, eks see sama tore. Lihtsalt liigume sinna, kus on. No need for Google Maps. Okay, this is so random. Aga ma vaatan Instagramis neid riile on ja neid New Yorki riile. Et nagu turistid versus nagu New Yorki elanikud. Ma olen neid varem ka näinud, aga nüüd nagu mingi POV, you're in New York ja siis mingi Subway asjad ja kõik need nagu ma reaalselt relate'in. Nagu seal oli üks video, kus oli, et üks mees oli nendega samas metroos ja siis oligi see keep away from the closing doors. Nagu igas metroos käib see üks ja sama hääl, iga stopi juures keep away from the closing doors ja siis see sama mees, kes seal nagu nii-öelda räägib seda, see oli nendega olnud. Ja siis ma olin nagu, okay, I get it. Ja siis oli nagu see, et kui sa lähed välja vaata sellest
kui sa tuled metroost ja sa hakkad välja minema, siis seal on nagu need, millest nagu peab minema, siis seal on emergency exit, mis on lihtsalt uks, mille sa pead lahti tegema, aga turistid ei lähe sealt kunagi, ma ka mitte, aga ma nägin täna ja vist eile ka, kuidas keegi oli lihtsalt nagu hoidis selle lahti ja mingid ilged sireenid hakkavad käima, kui sa selle lahti teed, aga need inimesed lihtsalt lähevad sealt. Ja ma nägin reili ja siis ma olin nagu, oh my god, jaa. Ja ma related, ma näen nii palju New Yorgi teemaid asju, ma saan relatida. Minu point on see, et nagu, kui te näete, mida ma Instagramis repostin, siis nagu don't mind, ma ei arva, et ma mingi kohalik nüüd olen. Just don't mind. Thank you. So hello. Wingstop bag secured. Ma tulin suht varakult koju. Ma tegelikult ikkagi jõudsin hilja tagasi, aga ma tegelikult juba eile hakkasin lonkama veits ja täna hommikul, kui me läksime, siis ma veits juba lonkasin ja täna lõpuks ma ei tulnud peaaegu. Sellepärast, et eile sai palju kõnnipäid. Eile sai palju kõnnipäid ja täna sai natuke vähem, aga still. Need on päris suured muidu. Anyways, see on suht suke. Ma sain seda kastet veits proovitud juba ja see on väga spicy. Anyways, these are the wings. Ma ei tea, see näeb alati TikTokis parem välja, aga Meeles, see oli meil kotis ja mida pähes. My pronouns are USA. See peaks olema barbecue, mis siin tiibade peal on. Ei, see on spicy midagi. Korean honey barbecue, võtsin hästi määrata. Iganes, kuku läks 18 € selle kõige peale. $18 tähendab. Niimoodi. They're good. Overhyped. Wingstop officially approved that overhyped. Ma ei tea, minule meeldib. Mulle maitseb isegi. See on mitu tundi seisnud ka, asi on selles. Ma ei tea, see on fine. Aga see ei ole nii hea, kui ma arvasin. I mean, it's good. Me jõudsime sinna Wingstopi. Ja siis ma vaatasime menüüd on ju. Ja sai sul asju valida. Ja siis ma mõtlesin, et võtame ikka selle wings on ju. Kõik, mis ma TikTokis näinud olen. Ja siis tenders. Aga kui ma ütlesin sellele vennale, et seda on ju. Ja siis ta hakkas küsima mingi. Siis ta hakkas küsima seda, et mis maitsega. Nagu tenders. Ja seal oli nagu hunnik maitseid. Nagu spice levelid. Ehk siis ma saan aru niimoodi, et nad teevad mingi kana on ju. Ja siis seal oli vähemalt 10 valikut, mis maitsega kana sa tahad. Ehk siis neil oli see, et mis sai 2. Nendel. Tiibadel oli see, et 2 maitset said valida, mis maitsega tiibus omale tahad ja siis mis maitsega tenders said seda. See ei ole lihtsalt, et üks on väga spicy, teine ei ole spicy, see oli nagu mingi honey barbecue, see oli, ma ennast ei mäleta, aga kui ma leian. Hawaii maitsega, okei. Ja niimoodi, kui ma leian, siis ma panen siia. Aga ma käisime Chelsea laadal. Ma lootsin, et ma leian omal palju. Brooklyni, kirbuka. Jaa, Chelsea's ma käisime eile. Brooklyn Flea. Silla juures me läksime üle Brooklyni silla ja haul. Ma lootsin, et ma ostan palju rohkem. Aga ma leidsin ühe kvooti. Ma olin reaalselt valmis seda ostma. See oli $395. Ja ma olin nagu, et see peab minema. See on see. Jah, see oli seest oli nagu fur ja siis leather oli outside. Ja siis ma vaatasin selle ja siis see vend ütles, et see on nagu, seda saab flippida, seda saab kahte moodi kanda niimoodi, et pöörata on ju. Ja ma olin nii valmis seda ostma. Siis ma panin selga selle ja see oli nagu mingi kuradi 6XL on ju. Ja see nägi mul nagu balloon seljas välja, et ma ei saanud osta seda. Aga üks asi, mis ma sain. Clutch bag. Anyways, see on seest siuke. Ja siin on nagu siuke cute peeglike. Ja, aga ma tahtsin omale päikseprille, ma tahtsin omale kaalakeed, kõrvarõngaid ja siis kotte on ju. Aga ma ei leidnud sealt midagi, mis nagu jääks silma. See mul jäi kohe alguses silma, ma astusime sisse, ma olin nagu, et this is going to be mine. Ja siis me tegime ringi peale. See oli nagu väike koht, aga me olime seal vähemalt mingi tund aega, sest seal oli nii palju erinevaid vidinaid. Kõige rohkem oli seal sõrmuseid ja käevõrusi ja kellasi oli seal kõige rohkem. Aga ma ei kanna sõrmuseid, ma ei kanna käevõrusi, nii et aga kui ma kannaks sõrmuseid ja käevõrusi, siis oleks mu paradise olnud ja ma oleks seal vähem 3 tundi veetnud. Aga seda ei juhtunud. Anyways, mis tema ostis? Sul läks mingi 2 sotti tema? Ei läi nii palju. Sul läks 2 sotti tema kõige peale.
ära nüüd küll liialda ka. 3 sotti. Ei, mina sain ühe väga ägeda seemisnahast jaki endale. Ja see seljas näeb väga ilus, sest et see talje on hästi kokku tõmmatud ja see on nagu... Väikse väike tal. See on taljesse. Ja ma props kannan veel ka seda. Ja ma usun, et Tuule saab ka seda kanda ja et selle juures on see hea, et sa tegelikult kandmata, selle on isegi sildid veel küljes, et teda küll müüdi vintage'i näol, aga see on tegelikult täiesti kandmata uhi uus ja see on made in Korea. Korea, okei. Ja mingi Chia on selle brändi nimi, noh, mine tea, mis see on ta hea või mitte, aga igatahes on seemisnahk päris noh. Ja huvitav oli see, et me Tuulega olime täiesti veendunud, et see saab olema mega kallis. Aga me hinnasilti ei leidnud ja siis see mees, kes seal müüs, ütles, et noh, et otsige hinnasilt, et kuskil peab olema. Me ütlesime, no et ei ole. Ja siis ta puusalt tulistas $80. Me Tuulega vahetasime pilke, mõtlesime, issand jumal, nii hästi saadud. Et see on lausa nagu, kuidas selle kohta öeldakse, it's steal. Steal, noh, nagu et okei, ma ei proovi, ma ei ürita. See on nagu lihtsalt väga hästi saadud. Väga hästi saadud. Nii. Aga edasi. Selle me saime juba siis, kui me läksime natukene kaugemale. Me läksime sealt välja, siis me läksime. Siis, kui me läksime Manhattanisse tagasi. Me olime Chinatownis ja me kõndisime Wingstopi. Ja teel Wingstopi meil jäi tee peale nii lahedaid nagu nagu butiike veidi. Ja seal oli üks äge kutt, ma rääkisin ka sellest. Igatahes. Jah, üks mingi nahast toodete pood, mida siis peab inimene... See on see vend, kes Iggy Popile värki särkele. Ja tema ise teeb nahast tagisid ja kõik õmbleb nahast ise disainib. Ja sealt ma leidsin Iggy Popi pusa, sest et Iggy Pop on mu lemmikkaartist ja mul on tema maika olemas, mille ma ostsin tema kontserdil. Aga pusa mul veel ei olnud ja siis ma mõtlesin, et ma ostan seda pusa. See ei olnudki nii kallis. Eurodes oli 55 eurot. Pusa kohta minu meelest väga okei hind. Ja see on Iggy Pop minu lemmik. Ma leidsin ühe vöö ka. See on Brooklyni sellest. Brooklyni kaltsukad või see kirbukad leidsin vöö, mida ma olen väga ammu tahtnud. See on metallist, see on 70-ndate stiilis. Kuna mulle väga meeldib 70-ndate stiilis, siis ma ei ole leidnud, aga nüüd ma leidsin. Ma olen sükest ammu tahtnud. See on kõik või? Jah. Ja see oli $40. Ja see oli $40, see oli 80. Tuleb 2 sotti ära peaaegu. Ja see oli 60. Ma ei arva, et mul on vahe. 65. Jah, 185 kokku. No okei, jah, sa ei liialdanud. No. Vot. Aga minu alad ei tööta. Ja ma ei tea, mis homme saab. Homme tuleb väga põnev päev ka. Ja, kui keegi neist peaks minema New Yorki ja te tahate, oh my god, tahaks Wingstopi, siis Lululala kana on palju parem. Mina ei tahtnud neid. Ma olen siis DJ Laura, aga mul jäi järgi. See on Lululala kana. See on palju parem kui Wingstop. Aga ma ei tea, kas see on vist ainult New Yorgis, see on mingi väike family business. Chinatownis. Jah, aga see on 10 korda parem kui see Wingstop. Ja, on küll. New Yorki minnes. Lululala kana. Mitte Wingstop. Lululala. Igatahes kõik need filmimise autod, kus näitlejad ennast valmistavad. Need on siinsamas tee ääres. Ja see oligi see exciting asi täna, sellepärast siin eile ja täna toimub siin American Horror Story film shooting. Ja kõik teavad, et ma olen suurim fänn. Ja mul reaalselt loen päevi kuni 13. seasonini. Ja nad filmivad seda New Yorgis. Ja ma olen väga lucky, et see liiki pandi siis tegelikult 2 päeva tagasi pandi liiki ajad ja kohad, kus seda filmitakse. Ja just imagine the luck, nagu ma olen reaalselt New Yorgis sel hetkel, kui nad filmivad seda. Ja me teame täpselt tänavaid. Meil on ainult see teada, et 7 hommikust kuni kella 10 õhtuni toimub filmimine, nii et terve päev. Ja ega me siin ei passi, aga minu suurim tahe on näha Jessica Lange'i. Jessica Lange tuli tagasi 13. hooajaks. Siin kuskil peaks olema Ariana Grande ka, aga tema mind nii väga ei huvita, lihtsalt teeb ropstada Arianat. Aga
DJ Laura röövis mult võimaluse 2 aastat tagasi Jessica Lange'i päriselt näha. Ja New Yorki tulles ma olin nagu, noh, Jessica Lange elab siin. Ja siis ma mõtlesin, et imagine, kui ta kõnnib mulle kuskil tänaval vastu, sest ma olen näinud videosi, kus ta reaalselt, ta käib ringi, ta elab väga nagu linnas sees ja nüüd tuleb välja hoopis, et neil on filmi võtta, et see on nagu actually on hetkel siin 24 kraadi väga palav on. Ma kannan pükse ja ma võtsin mantli sellepärast, et no tegelikult on tuuline ja ma kartsin, mul hakkab külm. Aga American Horror Story'ga seoses alguses ma sain teada, et Jessica Lange tuleb tagasi. Ta oli viimati 4. hooajas ja siis ta tuli 9 episoodiks 8. hooajas ja praegu 13. hooaega filmitakse ja Jessica Lange on tagasi. Ma ei teada rolli, aga ma olen pilte näinud, et ta võib-olla on Constance Langton 1. ja ka 8. hooajast. Ja samas ka, kuna nõiad tuuakse tagasi 3. hooajast, siis samas ta võib olla Fiona Good. Ehk siis, eks me näeme, aga 13. hooaeg tuleb välja 31. oktoober see aasta. Ja ma olen excited. Ja ma loodan, et me näeme mingit filmi vist või midagigi. Fingers crossed for Jessica Lange. Me vahepeal vaatasime mäppi ja me mõtlesime, et Empire State Building peaks siin kuskil lähedal olema, et lähme vaatame läbi, onju. Me otsime ülesse. Ja siis me kõnnime ühele poole teed. Me kõnnime teisele poole teed, vaatame mäppi, oleme nagu, et okei, vaatame üles. Okei, ei näe. Nüüd vaatame üles teise nurga. Igatahes here it is. See ei olnud nagu üldse äratuntav. Ja siin Empire State, okei. Igatahes Jessica Hunt tagasi. Mitte, et ma arvaks, et Jessica oleks nüüd nendest stseenidest kindlasti. Seda me loomulikult ei tea. Aga ma annan endast kõik. Ma võin vist julgelt öelda, et pole ühtegi filmi, mida ma ei oleks näinud, kus Jessica oleks olnud. Miks ma neid vaatan, Jessica? Kuule, aga Madisonil on ju. Mida me Madisonil teeme? Kes mu Snapchati story'd mäletab umbes eelmisest nädalast, siis ma leidsin, vaata Jessica Lange'ist postitati pilt, kus ta on Constance Langtoni karakteris, vaatab kuskilt aknast välja, ma salksin need kohad läbi. Okay, ja see on üks variantides, mul oli neid 3 ja see on ühest reidil, mis olen kinni pannud. Aga see on see katedraal, kus ma arvan, et see oli. Õnneks New Yorgis ei ole väga palju selliseid, nii et nad on filmimiseks omal ikka päris suure ala kinni pannud. Meil on 6. ja 5. street, millest järgneb 39, 37, 36, 40 ja siis Madison Square. Ehk siis on suke suur ruut basically keset linna. Kui me nagu oleks siin, teed ei ole kinni pandud, aga see on kuidagi kontrolleeritud, et nagu New Yorgis ei saagi teid aga kinni panna. Me kõndisime see juurde ja siin on ka need samad. Siin on neid väga palju. Seal ka. Igatahes Times Square on meie ees. Kohe läheneme. Ja ma olen kuulnud, ma olen näinud videosi, et seal käib see The Empire State of Mind 24/7 on repeat kellegi kõlaritest. Ja I don't know, aga peab ära nägema, I guess. Ja me oleme kohe seal. Me tulime reklaame vaatama, aga siin on Raising Cane's, kus mängib DJ. Nii et tänane manš tuleb Raising Cane's. Yeah. Ma isegi näin, vaata, kes seal on. Chicago. Ma ei ole väga amazed, võib-olla kui me lähemale jõuame. Aga praegu lihtsalt straight up hunnik reklaame, mingi Billie Eilish'i reklaame on selle taga praegu. Teisel pool on Snoop Dogg, siis on Welcome to Times Square, Coca, Samsung. Okei, no jah. Okei, nüüd kui ma vaatan. Siin nüüd lähemale olla tõesti väga suurem. See on tere tulemast New Yorki.
avokaado. me oleme praegu, tulime Whole Foodsi ja see on teab sellega, et see on natuke pricey. Okei, see näeb väga head välja. Mõtleme, vaatame. Mulle tuleb New Yorgist Vogue koju. Definitely. Keegi leidis oma püha koha. Toni šokolaad. White chocolate. Ülesse vaatasid või? Jaa, aga need ei huvita mind. Mulle meeldib see korralik suur chunky šokolaad. See on üks. Sorry. See. Valget šokolaad. See. Valget ja seda ma ei ole näinud. Professional. Käisime Whole Foodis. Mõtlesime, oota, nii. Mõtlesime korra, et hüppame sisse, vaatame. Ma ei tea. Igatahes täna me vist rohkem raha ei kulutada ei saa. Aga me läheme parki praegu ja siis me manšime natuke. No see vend lihtsalt läks hulluks oma Tony chocolates. Oma Tony šokolaadiga, sest kuskil mujalt neid ei saa. Kuskil mujalt ei saa neid spetsiifilisi värve. Eestis on ainult punast värvi. Ja. Anyways, läks natuke ja nüüd me manšime. Ma tulin nüüd Bryant Parki. See maja on väga ilus. Ja see lihtsalt nagu imagine see lihtsalt sööd mingi pilvelõhkujate keskel. Oh my god. I would do that. Matter of fact, I'm gonna do it right now. Makaroni salaatid. Aga vaata, väga cute, väga soe ilm on, mul on niimoodi palav olla. Ja ma ei mõelnud hommikul, ma võtsin oma suure mantli kaasa, mida ma lihtsalt terve päev tassinud. Siis ma arvasin, et lõpuks on ikka tuulin, aga ei kes ei ole. Hakkad minu Vogue'i lugema? Okei. Grand Centralis on see, kus Serena nagu see opening, Gossip Girli opening. Nii et me lähme vaatame, mis seal sees toimub. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis see baar on see, kus Serenal intsident juhtus. Okei. Kusjuures see väike spot seal on, see väike spot seal kaugel on üks pesemata osa, mida mitte kunagi ei pesta. Kui siia tuleb see pressure washer on ju, siis see üks väike ruuduke, seda ei pesta mitte kunagi. Ma ei tea, mis põhjusel, aga see on see original vist. I guess. Ma just nägin mingi eile videot sellest TikTokis, et see ruut on miski, mida vist ei pesta. I don't know why, aga... Anyways, this is it. Selles 1221 majas filmiti see avatseen, kus Andy läks tööle The Devil Wears Pradas. Ehk siis me lähme siin ette ja ma tahan siin recreate'ida. Even though ma olen väga vässu. Even though ma olen väga vässu ja mul on väga pagav, aga me lähme kohe ka... Ma ei tea, mis on. Igatahes me lähme recreate'ida. Selle maja sees filmiti The Devil Wears Prada. Seal on need, millest sa sisse läksid, seal on elevator. See on see sama koht. Ja ma tahaks nii väga selle siini recreate'ida, kus Andy tuleb, aga siin on tänast mingid trellid peal. Ja ma ei saa seda teha, sest see läheks siit näiteks seda maja niimoodi, aga siit ei näe lihtsalt mitte midagi. Ja täpselt see koht, kus see Devil Wears Prada on filmitud. Lihtsalt ma ei saa mitte midagi teha, sest siin on trellid ees. You can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. She fills up every corner like she's born in black and white. Makes you feel... Ma sain oma kuulsa viral
banana puddingu. See maksis 5 euri, see on väike. Welcome to New York. Siin NBC Tonight Show, siin on Jimmy Fallon ja seda saab tegelikult minna tasuta vaatama, aga ma ei tea, kuidas ma just nägin TikTok'i ja seal oli mingi pikk värk, kuidas, aga Tonight Show, Jimmy Fallon siin samas majas meie taga. Oleme siin. Yes. Me leidsime katedraaliga ülesse. Hästi ilusa katedraali. Cute! Kuna siin on hunnikrahva, siis ma isegi ei tea, kuidas me peaksime siin kuidagi pilte saama, kuigi ma tahaksin pilte teha. Ma ei tea, kuidas, aga hunnik inimesi. Väga palju inimesi, aga võib-olla sellega ma pean. Ça, on va jusqu'à Radio City, après on remonte la Radio City, on remonte la You bitches ain't like me. You bitches ain't like me. Brand new style, cause I never repeat. And I don't do a thing for the free. All up in the Ritz and we're fucking to the beat. Ice cream Kelly on me. Let's see, you know. What's the thing? Igatahes meil on see, et mu jalad surevad jälle. Ja ma tahtsin tegelikult veel minna Times Square'ile ja lõpuks ometi oma Raising Cane'i võtta, kuigi tahaksin seda kodus süüa, mitte seal. Et Times Square'il ma tahtsin, et oleks veidi pimedam, oleks juba rohkem ööl. Aga kuna me peaksime reaalselt 2 tundi siin veel pastima, pluss ma tahan juuksid täna pesta, me peame varem koju jõudma, siis me ei saa päris ööd oodata. Okei, nüüd kui me oleme veits õhtul tagasi, siis tegelikult need ekraanid, need on nagu ikka väga high quality ja nagu väga detailsed ja see on nagu insane. Tavaline Times Square. Me oleme kuulsus Raising Cane'is, kus on DJ ja meil on praegu coleslaw Texas toast. Cane's sauce 2 tükki ja ma ei taha friikaid, sest ma ei usu, et need kuidagi erinevad oleksid. Ja on sweet, half sweet tea, tuleb $15 kokku ja tellime ära. Hey guys, so Raising Cane's secured, so yes. What? Anyways, väga kaua oodatud Raising Cane's review. Raising Cane's, see, mida kõik tahavad proovida, mis on see kõige viralim. Mina võtsin box combo, ta võttis eraldi mingid asju. Aga let's make it quick, sest ma ei viitsi preteerida. Anyways, 2 cane sauces, coleslaw, the bread ja wings. Oh my god, ma sain 2 kastet! Oota, kui ma maksin 2 eest ju. Ma sain 2 kastet! Oota, kui ma maksin 2 eest ju. Wings. Oh my god, ma sain 2 kastet! Oota, kui ma maksin 2 eest ju. 1 kaste oli nagu selles. Ma sain ekstra kaste ühes. Anyways. Ei, oota, ma sain nagu, ma võtsin friikad ära, sest ma ei tahtnud friikaid, on ju. Nii, ja siis ma sain 1 ekstra panna, mul on 1 kaste oli nagu selles. Ma sain ekstra kaste guys. Anyways, see kaste on see, mida ikka tahetakse proovida. Ja seega, sellepärast ma ei võtnud friikaid. Okei, suhteliselt kõik on see väga viral. Ja ma tean, me ei tee seda õigesti, sellepärast me ei istu autos ja ma ei saa nagu normaalselt mukbangi teha, et ei näe siia väga. Anyways. Aga see kaste ära, okei. Overhyped or not? Okei. Ma ei arvanud kunagi, et see happu on. See on tegelikult hapu ja soolane. Ma tundsin esimese asjana soolast. Ma arvasin, see on nagu ketšup ja majonees ja mingi miks, vaat, sest see näeb välja nagu purksikasta. See on hapu. Aga see on hea. See kana on väga hea. See kana on hea. Ja see toast
sai on hästi pehme seest, hästi pehme. See on natuke seisnud ka mingi tund või? Nojah. On tund aega seisnud umbes. See ei ole väga värske. Aga see näeb väga värske pehme. Okay. That's good. I like it. Aga ikkagi Chipotlest. Peale Chipotlet mul pole kunagi nii head üllatust olnud, sest see Chipotle on päris nii hea. Kana ei ole tegelikult väga krõbe. See on just perfektne minu. Ei ole siuke, mis nagu sul mingi kõvasti pead hammustama, et sul tuleks siuke. Ei, siuke ei ole jah. Okei, coleslaw. See on ka hea. Proovi ka. Tema ei saanud seda. Nagu salatlooki. See. Aga kana on hea. See on väga hea. Coleslaw on hea. Aga see kaste, ma arvasin, see on midagi täiesti. Ma ei tea, mis see siuke on. Mind häirib, et see nii hapu on. Aga see aftertaste on parem. Salat on tõesti hea. Saia peale on. See kana on hea. Kana on päris hea. Ma armastan Ameerikas kloppi. See ei ole päris kana, ma tean, et see ei ole päris kana, aga see on hea. Aga kas see on nagu, kui sa nagu KFC-ga võrdled? Ma ei mäleta isegi, kuidas KFC maitseb enam. Palju ma söön. Okei. That's good. Jep. 9 out of 10. Chipotle. Nüüd me oleme The Big Tree oleme ära proovinud. The Big Tree. 3 suurt. Kas homme mingi Wendy's, Popeyes? Ma ei tea, mis me homme manchib. Crumble cookie on proovimata. See on Big 4. Igas The Big Tree. Number 1 Chipotle 10-10, 11, 110. See oli väga hea üllatus. See 90, sellepärast et see kaste. Ma arvasin, see on veits maitsva. See on hea, aga see on hapu. Wide-o. Nii, ja siis Wingstop, eilne Wingstop, see on mingi 6-70, guys. 6-7. See ei taha. I just got 3 things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your My Chicago secure.